kell 9 hommikul töötamine alga, pilk hoia kuvaris, vaiki ennast salga, usinalt ja kõlbeliselt tuleb ju progress. Klienti kiida, ennast laida, it is called success. Õhtul koju peale tööd, siis vead sa oma kondid, just kui õudusfilmis stseenis tööle jätad londi, vaimulondiga siis imed viimsed infopiiska, öises unes paed ja vaebled, hirmuhigis kriiskad, valetad ja vassid, kuni lained kokku löövad, naeratad ja kummardad ja mulje jätad tööka, ennast parandada tahtes suure augu kaevad, auku hiljem täita püüdes ennast surnuks vaevad. Kell 9 hommikul töötamine alga, pilk hoia kuvaris, vaiki ennast salga, usinalt ja kõlbeliselt tuleb ju progress, klienti kiida, ennast laida, yes, is called success. Suurel palgel taplustandril teiste kaladega, kaklen algab vastu mandrit, mullivahus vastu kraakled, igal kalal oma maitse, tahaks ennast näidata, tõstaks üles soomuskaitse, fileede marja välgutaks, minu moodi kõige õigem, ei ja vastupidi see, kõigi vastu ise võitlen, väikses tiigis elu käed, aga kaldal laised linnud mõnuldes spatseerivad, nendel silmis pole pindu, haaretseptiiveerivad. Küll on hea, et elame paljastuse ajastul, et on täiesti legaalne kõigi meie alastus. Juba sünnist saadik netis ripub piltidega kaust, järjekindlalt sinna tekib uusi, millel teine taust. Küll on hea, et me ei põe, muljete jaoks on meil plaan, mida lahkelt jagame. Kuidas muidu nähtaks meid, kujuta kui õudne oleks olla nähtamatu, üksi suures suhtlemise paines, ise kaeda oma püksi. Küll on hea, et elame suures kokku seotud võrgus. Keegi üksinda ei jää suures interactive põrgus. Mul on köögikapi nurgas väike marinaadipurk. Salamõtteid hoian selles, meil on seltsiks üksik kurk. Kohustusi tahaks võtta mitu korda vähemaks. Tüdimuse mõte purgis karjub hääle kähedaks. Unistan, et tahaks rahu, välja öelda ju ei julge. Marinaadi purgis soolas seegi mõte vaikselt kulgeb. Liigne agressiivsus rõhub, tunnen ennast vanana. Kõigest puhkamise mõte närib aralt purgikaant. Oi, tere tuttav, ammu pole näinud. Küll sul on alles särav naeratus ja uhke ülikond. No see on küll Armani. Noh, minu oma jääb jah üsna vaevatud. Sul on oma maja. Ja praegu töötad Londonis. Kui tore. Hämmastav, mis palganumbrid teenid. Tõesti küll see kriis on praegu kole. Mina jah veel siiani seal töötan. Korterit jah ehitan, kuid aega läheb veel. Magistrit pole lõpetada suutnud. No plaanin küll, kuid takistused teel. Lapse sain, no juhtus, mis seal ikka. Sõrmust kannan kah, jah, hämmastav. Ka mina poleks seda endast lootnud, et aastaid hiljem elan ämmaga. Kas see on sinu auto? Päris vinge. Su sajale vist 20 liitrit kulub. No, minu oma on seal nurga taga, seal roosteaukudes tuul talvel ulub. No mis seal ikka, oli tore näha. Kas varsti jälle satud siia kanti? Ei, pole hullu, mul ka palju teha, jah. Naljakas, kui saatus vahel jandib. Ükskord elas meil rõdul üks matsakas tuvi. Vahel hommikul vara ta ütles. Tuvist abikaasaga koos meie rõdul ta elas. Mingi lauatüki taga oli neil eluruum. Kaua aega ei läinud, tulid neil munadki. Proua tuvi istus kohusetundlikult peal. Härra tuvi käis väljas, just nii nagu vanasti. Eks ta muretses naisele süüa seal. Paneelmaja 15. korruse rõdul sai surmava hoobi tuvi pereidüll. Tuli kajakas. Eks ta seal kõrgustes loovis. Märkas mune ja prouat ja käratas küll. Suurest vihast ta ründas siis proua tuvi. Rebis nokaga otsast ta väikese pea. Jäi munad siis tühjaks. Puistas kooredki tuulde. Siis patsutas kõhtu ja pomises. Hea! Tuvi härrat veel mitmel õhtul
ma nägin minu poolsemas silmas udune pilk. Eks ta ennast süüdistas, mis tal muud teha oli. Kui ma oleksin tulnud vaid silmapilk varem.